Mul on siis au see konverents lõpetada, ma saan aru. Et natuke võib-olla üllatav teema, et saan aru, et tegemist on nagu loomaõiguste konverentsiga, aga et kuna loomaõiguste eest nii-öelda võitlemise juurde käib toitumise aspekt, siis räägin toitumisest. Ja tegelikult ütleme nii, et see pealkiri ütleb kõik ja võiks siinkohal nii-öelda ettekande lõpetada, aga võib-olla mis te võib-olla siit juurde saate, ma mõtlesin, et võib-olla natuke argumente sellest aspektist, et miks siis lisaks võib-olla loomade heaolule, et miks siis taimset toitumist veel valida, et mida te saate siis oma sõpradele, tuttavatele ja pereliikmetele siis nii-öelda öelda. Ja et olen erialalt arst, perearst, hetkel perearstina küll ei praktiseeri, aga arstina töötan ikkagi edasi. Ja nagu te ilmselt ka väga hästi teate, siis mind ei tasu väga usaldada toitumise aspektis, sest ma ei ole toitumisteadlane ja arstid üldjuhul väga toitumise teemal nii-öelda väljaõpet ei saa. Aga proovin siiski kasutada oma nii-öelda siukseid analüüsivõimeid, mida ma olen ülikoolist kaasa saanud. Et tulin siit äsja just südame puudulikkuse teemaliselt seminarilt, mis võiks nagu esmapilgult tunduda siuke teema, kus peaks palju toitumisest rääkima, aga seda seal muidugi ei tehtud, et see 4 tundi, mis see seminar kestis, räägiti peamiselt siis ravimitest. Ja üks lause oli küll, et elustiiliga tuleb tegeleda, kes sellega tegeleb, kuidas sellega tegeletakse, millal, et see siis jääb igaühe enda otsustada. Aga hakkame siis pihta. Et ma arvan, me kõik nõustume, et nii-öelda tervis on üks olulisemaid varasid, et tervisest sõltub see, kaua me elame, kuidas me elame. Ja selles mõttes tervis on ka asi, mille eest me ise saame vastutada, ise saame seista. Et see ei ole väga, on haigusi, mis on nii-öelda kaasasündinud, on erinevaid geneetilisi probleeme, aga enamik inimestel neid ei ole ja enamik nii-öelda tervisest tuleb sellest, mida me teeme. Ja nagu te näete, siis enamik tervisest või üks suur osa sellest on tegelikult toitumine. Et kui terved on eestlased, et mis teie arvate? Mitte väga, jah. Et ütleks, et siuke 3-. Et üks nii-öelda marker, mis seda näitab või alati nii-öelda millest alustatakse, on mitte tervena elatud, vaid nii-öelda oodatav eluiga. Et kui täna sünnib laps, et kaua ta siis elab, et nagu te näete, et õnneks see on nii-öelda aastatega üles läinud, et korra spikerdan ka, et 2017 aastal sündinud lapsed, et nende oodatav eluiga on 78 aastat. Mis te arvate, mis see naiste ja meeste nii-öelda suhe on, et kummad elavad kauem? Ja naised elavad jätkuvalt kauem. Ja Eestis on see jätkuvalt seal kuskil see vahe on 10 aastat. Ehk siis kui naisterahvad valite endale elukaaslast, et siis 10 aastat noorem oleks nii-öelda mõistlik, et siis te elate umbes sama kaua. Aga jah, et naised elavad keskmiselt 82 aastat ja mehed 73 aastat. Ja Euroopa Liidus see keskmine nii-öelda meeste eluiga on 78 ja naiste oma 84, ehk siis tegelikult see on teada, et see naiste ja meeste elu ja vahe, et see vahe jääb. Et see on selline geneetiline meeste nii-öelda soost tulenev probleem, aga ütleme, et see vahe ei ole 10 aastat, et see jääb kuskil seal 3-5 aasta nii-öelda vahesse. Ja Eesti naised on päris tublid, et nad elavad tegelikult umbes sama kaua nagu Euroopa Liidus keskmiselt. Aga mis sellest nii-öelda olulisem, et nagu te näete, et viimasel aastatel on see hakanud stabiliseeruma, ehk siis see näitab seda, et hügieen, tervishoid, et see on jõudnud mingile tasemele, et me ei saa siit enam kaugemale minna, et siin nüüd tulevad mängu muud asjad. Nii, aga siis sellest olulisem on tervena elatud elu. Et nagu te näete, siis need numbrid muutusid järsku väiksemaks, et mis te arvate, mitu aastat siis keskmiselt inimene nii-öelda haigena elab. Et haigena siin mõeldakse igasuguseid haigusi, mis võivad nii-öelda elukvaliteeti vähendada.
vererõhk, liigeshaigused, seljavalu, mis iganes muu. Jah, et ütleme nii, et kuna mehed elavad vähem, siis mehed elavad kauem tervena. Et selline paradoks. Aga kui naised elavad kauem, siis nad elavad kauem haigena. Et keskmiselt mehed elavad tervena kuni 55. eluaastani, ehk siis 75% oma elueast, ja naised siis kuni 59. eluaastani. Ehk siis kui te mõtlete, see on täiesti tööealine inimene, kellel on tegelikult päris mitukümmend aastat veel jäänud, siis kuskil keskmiselt sellest vanusest alates tekivad igasugused haigused, mis nii-öelda nende töövõimet ja elukvaliteeti vähendavad. Nii, ja nagu te näete, et ega siin ka väga mingit muutusi aastate jooksul ei ole toimunud, et isegi viimane statistika oli see, et see tervena elatud eluiga hakkab nagu vähenema, et milles see probleem on. Ja Euroopa Liidu keskmisega oleme tegelikult võrreldes päris kehvas seisus, et kui te vaatate meeste tulpa, siis otsige üles Eesti. Et Eesti on eelviimane. Õnneks on meil alati see kehvem lõunanaaber Läti, eks ju, varnast võtta, kellel läheb meist kehvemini. Aga ei tea, et Eesti mehed tegelikult elavad päris vähe tervena. Ja nagu te näete, siis Rootsi skoorib. Et siin on mingid huvitavaid aspekte ka, et kui te vaatate mingites riikides, mehed elavad kauem tervena, et see jälle tuleneb ilmselt sellest nii-öelda eluea, et nad on nagu, nende eluiga on lühem ja selle tõttu nad nii-öelda elavad kauem tervena. Ja kui nad siis haigeks jäävad, siis nad surevad päris kiiresti. Nii, aga millesse siis eestlased surevad? Et väga hästi torkab silma, eks ju see tore vasakpoolne, siis minu vasakpoolne kast, ehk siis number 1 põhjus on südame-veresoonkonna haigused. Sealt siis lahknevad erinevad diagnoosid, mis sellega kaasnevad. Teisel kohal on kasvajad. Okei. Yeah. Et esimesel kohal siis nagu te näete, et see nii-öelda kõikidest surmadest 8000, et see on isegi nii-öelda julgelt üle poole, kui ma eksi. Kasvajad teisel kohal ja siis see väiksem osa nii-öelda õnnetusjuhtumid, et Eesti on jätkuvalt see õnnetu riik Euroopa Liidus, kus inimesed surevad päris palju õnnetuste, mürgituste ja traumade tõttu. Ja see on ka see põhjus, miks Eesti mehed elavad nii vähe. Aga nagu te näete, et siis, et kuidas teile tundub, et kui paljud nendest haigustest on ennetatavad? Praktiliselt kõik, eks ju, et isegi õnnetused, traumad, et on suures osas ennetatavad, välja arvatud need niisugused õnnetusjuhtumid, mida me ette ei oska näha. Aga on isegi teada, et osad väidavad, et isegi südame-veresoonkonna haigused on 90% ulatuses ennetatavad. Et tegelikult inimesed ei peaks surema infarkti, inimesed ei peaks surema insulti, aga nad seda ikkagi teevad. Ja kasvajate osas ka, et tegelikult geneetilisi kasvajaid on hästi vähe. Et enamik on ikkagi seotud vananemisega ja siis igasugused elustiili nii-öelda küsimused. Nii, aga siis mis põhjustavad neid haigusi? Ehk siis mis on need põhilised riskifaktorid, mille tõttu eestlased on siis haiged? Et on selline tore uuring nagu Global Burden of Disease Study, mida siis iga aasta või iga paari aasta tagant nii-öelda uuendatakse neid andmeid. Ja kui teil on soovi, siis siin all on see kodulehekülg ka, et sealt saab hästi vaadata selliseid ilusaid graafikuid, mis on tehtud iga riigi kohta maailmas. Et siis nagu te näete, siis Eesti kohta 2017 top 10 riskifaktorit, miks siis eestlased haigestuvad liiga vara või surevad liiga vara. Et number 1 on kõrge vererõhk, et see on kogu maailmas tegelikult number 1 riskifaktor, aga nagu te näete, siis number 2 on toitumisega seotud riskid. Ja tegelikult, kui te vaatate, et ega tegelikult see vererõhk on ka seotud toitumisega, samuti kõrge kehamassiindeks on seotud toitumisega, ka veresuhkrutase on seotud toitumisega,
kõrge LDL-tase, ehk siis see halb kolesterool, et see on seotud toitumisega ja ka tegelikult see neerufunktsioon. Ehk siis nagu te näete, kuigi toitumine on eraldi välja toodud, siis kõik teised riskifaktorid on sellest samuti nii-öelda mõjutatud. Nii, aga siis kui see toitumine lahti võtta, et seda saab seal kodulehel ka ilusti teha, saate te vaadata, mis seal toitumise all on eestlaste kohta siis. Et number 1, siis riskifaktor, et eestlased söövad liiga vähe teravilja, täisteravilja ja see on üks nii-öelda põhjus, miks eestlased haigestuvad ja surevad vara. Et seal täisteravilja puhul, eks ju, on meil igasugused jämesoolekasvajad, aga ka südame-veresoonkonna haigused, diabeet, et need on sellega nii-öelda seotud. Number 2, ehk siis kõrge naatriumi sisaldus on seotud töödeldud toidusöömisega, suures mahus ilmselt juustud, vorstid, kõik siuksed asjad, mis on valmis ja hästi kõrge soolasisaldusega. Vähe pähkleid seemneid, vähe puuvilju, siis vähe juurvilju, vähe omega-3, vähe kiudained, vähe kaunvilju, ehk siis tundub, et mida siis eestlased söövad. Aga vaatame siis, mis nad siis söövad. Et nüüd just hiljuti internetist täiesti kättesaadav Eesti täiskasvanud inimeste tervisekäitumine ja siis nende uuring, see on küll küsimustikul põhinev uuring, ehk siis seal on alati nagu sihukest probleemi, et kui palju inimesed mäletavad ja kui palju nad täpselt teavad, mida ja kui palju nad söövad. Aga selles mõttes see on parim asi, mis meil nii-öelda Eestist on saada. Ja nagu te näete, siis iga päev sööb köögivilju kõigest 17% meestest, 26,5% naistest ja puuviljade ja marjade puhul on alati see natuke suurem, et see kuidagi meeldib inimestele ilmselt rohkem, on mugavam neid süüa. Ja 7% siis vastanutest ei söönud viimase nädala jooksul üldse köögivilju ja 10% ei söönud üldse puuviljumarju. Et tundub natuke naljakas, samas natuke kurb ja teisalt täiesti arusaamatud, kuidas see nagu olla võib. Ja isegi nendest, kes siis iga päev söövad, või üldse nendest, kes vastasid, et isegi kui nad söövad igapäevaselt, siis päris paljud neist ei saa tegelikult soovitud kogust kätte, mis te nagu näete, on päris väike. Et meil on köögiviljade kohta soovituslik kogus 300 grammi päevas, mis on umbes 2 tomatit ja siis puuviljade marjade puhul on see 200 grammi päevas, mis on umbes 1,5 banaani, et seda on nagu kuidagi raske kätte saada. Ja tegelikult see sama nii-öelda uuring uurib ka seda, et kui, mis on see kehamassiindeks siis inimestel ja kui tervena nad ennast tunnevad. Nii, midagi kadus ära. Nii. Et selle sama uuringu kohaselt on üle poolte Eesti täiskasvanud inimestest ülekaalulised, et see on siis nii ülekaal kui rasvumine, ehk siis kehamassiindeks üle 25. Ja nagu tavaliselt siis meeste hulgas on ülekaalulisust alati rohkem, see hakkab juba lapseeas pihta ja nii-öelda läheb edasi ka nii-öelda täiskasvanud ikka. Ja kui ma seda uuringut võrdlesin 2016. aasta uuringuga, siis huvitav on see, et meeste hulgas on ülekaalulisus suurenenud ja see on iga aastaga suurenenud, see mingit langustendentsi siin ei paista. Aga naiste hulgas on see natukene vähenenud, mis võib olla mingi statistiline probleem või mingi valimi teema, aga võib-olla on ka midagi positiivset siit tulemas. Ja ainult pooled vastanutest arvavad, et neil on hea tervis. Ehk siis ülejäänud pooled arvavad, et see on nagu okei, või on see ikka rahuldav, või on isegi halb, et 10% vastanutest arvasid, et nende tervis on halb. Ja kõige rohkem muret tekitab ikkagi Eesti laste tervis. Et eelmisel aastal tuli välja uuring, mis leidis, et iga 4. esimesse klassi minev laps on ülekaaluline. Ehk siis see peegeldab väga hästi seda, et mis kodus toimub, sellepärast, et kuni kooli minekuli, laps saab küll lasteaias ka süüa, aga tegelikult see nii-öelda kodune toit mõjutab kõige rohkem. Ja täpselt samuti on siin poiste hulgas nii-öelda seda ülekaalu juba lapsena nii-öelda rohkem.
ja vaadake, mis selle juurvilja ja puuvilja söömisega toimub. Ehk siis see on täpselt seesama, mis täiskasvanute puhul. Ehk siis see peegeldabki seda, et kui täiskasvanud ei söö nii-öelda puuvilju, juurvilju, siis nende lapsed ka seda ei tee. Sest kus nad ikka seda saavad. Ja siin oli veel huvitavaid seoseid, et see hommikusöögi söömata jätmine ja siis füüsiliselt vähem aktiivselt, see tundub loogiline. Nii. Ja ma tean, et see püramiid ei ole võib-olla kõige parem asi, mida siin näidata, aga Tai on nii-öelda selle sama tervisekäitumise uuringu põhjal siis teinud valmis püramiidis sellest, mida siis eestlased päriselt söövad. Ehk siis minu vasakpoolne, see püramiid on siis selle põhjal valmis tehtud. Või jah, see on toitumisuuring, see on isegi veel täpsem sellepärast, et selles uuringus nad peavad toitumispäevikud pidama, ehk siis see nii-öelda peegeldab päriselt seda, mida inimesed söövad. Ja kuidas tundub, et mida siin ülekaalus nii-öelda on? Et see ülemine tipp, mis nii-öelda peaks kõige hõredam olema, et see on niisugune väga ülerahvastatud, et hästi palju magusaid jooke, hästi palju maiustusi, hästi palju igasuguseid lihatooteid, mis seal veel on, ja rasvasid. Ja juurviljade osa on nagu väga et kesine, et see on nädala jagu toitu, et ma ei tea, et see tundub nagu, mida sööks võib-olla ühe päevaga ära. Aga jah, et see on reaalsus ja selles mõttes siin koha peal isegi ei teki küsimust, et miks siis eestlased on nii haiged, miks nad surevad varem, et tegelikult see hakkab juba nii-öelda toitumisest pihta, et see on ikkagi väga nii-öelda mööda isegi sellest, mida Tai soovitab. Aga mida siis süüa, et püsida tervena? Mis nendega juhtus? Ma ei tea. Laeb nii halvasti. Igatahes jah, et see mõte oli see, et arengumaad veel 10-20 paarkümmend aastat tagasi arengumaades ei tuntud selliseid haigusi nagu diabeet ja südame-veresoonkonna haigused. Nad täiesti puudusid. Et nüüd viimastel aastatel on see nagu probleem tekkimas, sellepärast, et põhiline asi oli siin pildil näha, mida ei ole. Igatahes, kui vaadata, need võite guugeldada selles mõttes, nad näitavad erinevaid pilte sellest, missugune nädal aega toitu näiteks Ameerikas, mis pidi seal üleval, ja siin all on Boliivia, kui ma ei eksi, et see erinevus on selles, et see, mida boliivlased söövad, te saate aru, te tunnete ära need toiduained. Need on juurviljad, need on teraviljad, need on puuviljad. Ja samal ajal kui seda, mida ameeriklased ja Suurbritannia inimesed söövad, et te tegelikult ei tea, millest need toiduained koosnevad, sest need on küpsised, need on igasugused hommikuhelbed, need on pitsad, need on karastusjoogid. Ehk siis põhiline asi on see, et inimesed on väga kaugele läinud sellest, mis see toit, milline see toit päriselt välja näeb ja on hakanud sööma midagi, mis ei näe välja nagu toit. Ehk siis tegelikult õnneks on järjest rohkem tulnud ikkagi uuringuid selle kohta, et parim toit on taimne toit, mida rohkem taimset toitu, seda vähem igasuguseid haigusi. Ja selles mõttes tundub, et see hakkab vaikselt konsensuseni jõudma, et me varsti enam ei vaidle selle üle, et äkki ikkagi peaks seda punast liha sööma, äkki ikka peaks seda võid oma toidule lisama, et see ei ole enam vaidluse koht. Et on teada, et ikkagi mida taimsem, seda parem. Ja tegelikult selles mõttes on see hästi lihtne, et süüa tuleks seda või osta tuleks seda, mis näeb välja nagu toit, sellisel kujul, nagu ta maa seest välja kasvab. Et kui see asi, mis te poest ostate, sisaldab rohkem kui 3 ainet, siis ilmselt ta ei ole teie jaoks nii tervislik kui see, kui te ostate porgandi, millel ei olegi silti peal, sellepärast, et te saate aru, mis asi see on. Et doktor Barnard on ka öelnud, et tema soovitab poest osta seda, millel ei ole silte, ehk siis asju, millest te saate aru, mida te sööte. Ja selles mõttes, et eks siin on ka seda, et midagi tuleks süüa rohkem, midagi vähem,
aga põhiline ikkagi see, et toit peaks välja nägema nagu toit ja mida rohkem ta on töödeldud, seda vähem tervislik ta tõenäoliselt on. Ja selles mõttes siin lihtsalt väike kokkuvõte, ma olen suht kindel, et te kõike seda teate, aga mis on taimse toidu nii-öelda eelised on see, et taimne toit kipub olema madalama nii-öelda kalorsusega, mis tähendab seda, et te võite süüa väga palju salatit, aga tõenäoliselt salatist te paksuks ei lähe. Et seda katset võiks muidugi keegi proovida teha, aga ma arvan, et enne see kõht saab lihtsalt liiga täis, et nii-öelda hakata kaalu tõstma. Ja selles mõttes ta ongi parem, et on leitud, et inimesed, kes söövad peamiselt taimset, neil on vähem kaaluprobleeme. Et neil on lihtsam oma kaalu nii-öelda hoida. Taimne toit on kiudainete rohke. Loomses toidus ei ole kiudaineid. See ongi nii. Et selles mõttes, et kui inimese peamine toit on liha, siis paratamatult tal tekivad probleemid sellest, et ta ei saa kiudaineid. Taimsel toidul on vähem küllastunud rasvhappeid, ehk siis kõige lihtsam on küllastunud rasvhappeid ära tunda selle järgi, et see toit on nii-öelda tahkel kujul. Näiteks taimsetest on küll nii-öelda kookosrasv ja avokaado on näiteks küllastunud rasvhappeid, aga seal ikkagi, kuna nad ei sisalda kolesterooli, siis on nad nii-öelda tervislikumad kui näiteks või juust. Et see on ka nii-öelda oluline, et taimne toit ei sisalda kolesterooli, loomne toit 100% kõik sisaldab kolesterooli. Otse loomulikult kolesterooli tase võib olla erinev, aga selles mõttes, et mida rasvasem, seda rohkem. Taimne toit sisaldab palju vitamiine, mineraalaineid, et loomses toidus on ka vitamiine, mineraalaineid, aga kui süüa ainult loomset toitu, siis kahjuks ja paratamatult mingitest ainetest tekib puudus. Ja seda ka tegelikult see sama toitumise uuring, mille kohta see püramiid oli, et see sama toitumise uuring tegelikult leidiski, et eestlastel on puudust C-vitamiinist. Tundub väga imelik, sest praktiliselt kõik juurviljad, puuviljad sisaldavad C-vitamiini. On puudust igasugustest B-vitamiinidest, magneesiumist, foolhappest, et selles mõttes, et rohelist. Ja seda ma olen ise ka näinud, et kui laps tuleb vastuvõtule, tal on peavalud ja tal on foolhappe puudus, siis see tundub väga absurdne, sest foolhappet sisaldavad praktiliselt kõik juurviljad. See siis tähendab, et laps ei söö juurvilja või ei söö neid piisavalt. Ja uuringuid on järjest rohkem tulnud selle kohta, et kui inimesed söövad peamiselt taimset toitu, siis see aitab ennetada kõiki südame-veresoonkonna haigusi, teist tüüpi diabeeti, erinevaid pahaloomulisi kasvajaid ja mitte ainult ennetada, vaid kui inimesel on ka juba tekkinud näiteks seesama südamepuudulikkus, siis tegelikult taimse toidu või taimse dieedi jälgimine aitab tal vähendada selle süvenemist ja nii-öelda progresseerumist. Aga kui palju siis peaks tegelikult sööma, et kui näiteks inimene ei taha loobuda loomsest, siis on tehtud uuringud, selles mõttes see uuring konkreetselt võttis kokku kõik uuringud, mis on tehtud siis juurviljade ja puuviljade söömise kohta ja selle kohta, kuidas see siis nii-öelda ennetab südame-veresoonkonna haigusi, vähi nii-öelda teket ja ka nii-öelda üldsuremust. Ja mis leiti, et see optimaalne tegelikult hulk päevas peaks olema 800 grammi. Ehk siis kuskil 500-600 grammi juurvilju ja siis 200-300 grammi puuvilju. Ja hetkel praktiliselt igal pool maailmas on ikkagi see soovitus 500 grammi. Et tegelikult see ei ole nagu see, mida uuringud soovitavad. Et tegelikult peaks selle ümber vaatama. Et see, muidugi seal on nagu selles uuringus, kui keegi tunneb huvi, on seal nagu erinevad tasemed, et näiteks pahaloomuliste kasvajate puhul on see kõige väiksem, nii-öelda see toime, aga näiteks südame-veresoonkonna haiguste puhul ja üldsuremuse puhul on see kõige suurem. Ja muidugi ilmselt olete näinud või vähemalt kuulnud sellest uuringust, et siiamaani on leitud, et tegelikult täistaimne toitumine või täistaimne dieet on ainus, mis on võimeline ka südame-veresoonkonna haigusi tagasi pöörama. Et mis te seal näete, on veresooned, südame-veresooned. See pilt A näitab nii-öelda ahenenud veresoont, ehk siis see valge osa, mis seal
on hästi kitsas. Ja siis doktor Esselstein, kes on selle uuringu läbi viinud, nemad siis võtsid gruppi inimesi, randomiseerisid nad siis 2 gruppi. Üks grupp sai siis täistaimset dieeti, ehk siis mitte üldse loomset, ja teine grupp sai siis nii-öelda Ameerika Südameassotsiatsiooni poolt soovitatud dieeti ja leiti, et need, kes siis sõid täistaimset dieeti, nendel osadel lausa veresooned avanesid, ehk siis kogu see kolesterool, mis oli ladestunud nende veresoontele, see kadus ära. Ja samuti nad leidsid, et tegelikult need, kes hakkasid taimselt toituma, siis nende risk, et neil tekib uuesti mõni infarkt või insult, oli hästi väike võrreldes nendega, kes siis said seda Ameerika Südameassotsiatsiooni poolt soovitatud dieeti. Et tegelikult seal oli väga suur vahe. Ja selliseid uuringuid on tehtud ka diabeedi kohta. Doktor Barnard on hästi tuntud, tema on hästi palju teinud, kus on ka võrreldud seda täistaimset toitumist ja võrreldud siis diabeedi assotsiatsiooni poolt soovitatud dieeti ja leitud, et ikkagi see täistaimne toitumine on parem. Parem selles mõttes, et inimesed langetavad rohkem kaalu ja inimesed langetavad rohkem veresuhkrutaset. Ja muidugi hästi oluline on ka see, et tegelikult toitumisel on suur osa sellel, kas meil on risk pahaloomuliste kasvajate tekkeks, et hästi palju võite leida selliseid soovitusi, et kuidas siis vähendada oma riski pahaloomuliste kasvajate tekkeks. Ja nagu näete, et siin ühe asjana on välja toodud enjoy a plant-based diet. Ehk siis jällegi päris paljude kasvajate puhul on leitud, et mida taimsem see toitumine on, seda väiksemaks risk läheb. Ja on ka neid kasvajaid, mille puhul hakkab järjest kogunema tõendeid, et võib olla see loomne valk ikkagi kuidagi seda kasvaja teket ja siis kasvaja progresseerumist stimuleerib. Et selles mõttes, ja lisaks sellele taimsele toitumisele, eks ju punane liha ja just eriti töödeldud liha on ikkagi pandud kantserogeenide nimekirja, et seda ei tohiks üldse soovitada inimestele. Nii. Aga eks see on põhiline, et ilmselt kui paljud teist näiteks hakkasid ühel hetkel taimetoitlasteks, põhiline küsimus on selles, et kus siis need valgud kätte saab, et see on juba ammu ümber lükatud müüt, et taimsel toitumisel tekib valgupuudus, et valgupuudust lääne ühiskonnas ei eksisteeri, seda on raske leida, et võib-olla kui te lähete Aafrikasse, et seda tõesti seal on veel võite kohata, aga mitte kuskil ei ole kunagi inimene ära surnud lääne ühiskonnas valgupuuduse tõttu. Vastupidi on leitud, et see valguhullustus võib tekitada palju probleeme inimese jaoks, ja just eriti, kui see valk on peamiselt loomne valk, et on seda seostatud täpselt samamoodi pahaloomuliste kasvajatega ja ka teiste haigustega, kroonilise neerupuudulikkusega. Et selles mõttes, kui taimne toit annab piisavalt kaloreid, siis on ka tagatud see piisav aminohapete saamine. Ja see oli üks kommentaar, mis ma sain perearstide ühelt koolituselt, mis ma perearstile tegin, tekkis kohe küsimus, et aga kui nad nüüd nii palju süsivesikuid söövad, et see peab ju halb kuidagi olema. Et ma arvan, et see on see probleem, et tänapäeval võrdsustuvad süsivesikud suhkrutega, et süsivesikud ei ole ainult suhkrud, et enamasti nende all me mõtleme ikkagi kompleksseid süsivesikuid ja süsivesikud on ikkagi põhiline keha energiaallikas, ehk siis meie aju ilma glükoosita ei toimi, me ei saa kasutada aminohappeid selleks, et mõelda, meil on vaja selleks ikkagi süsivesikuid. Ja tegelikult päris paljud just need uuringud, mis on tehtud haiguste ennetamise aspektist, on just leidnud, et kõige parem on just peamiselt süsivesikutel põhinev dieet ja madala rasvasisaldusega dieet. Ja valkude tase siis peaks olema optimaalne. Ent ärge kartke süsivesikuid,
peamiselt, et peab jälgima see, et nad oleks täistera ja võimalikult siis jah, pika toimega nii-öelda. Aga et väga tihti, just hiljuti ka kuulsin, et paljud nii-öelda Ameerika juhtivad täistaimset toitumist propageerivad arstid ütlevad, et neile ei meeldi väga kasutada sõna vegan dieet, sest see natukene nagu eksitav sellest aspektist, et ta ei ütle päris seda, mis sa sööma peaks. Et nemad kasutavad ikkagi seda nii-öelda terviktoitudelt põhinev täistaimne dieet, ehk siis plant-based whole foods plant-based diet. Ehk siis see ütleb päriselt seda, mis on tervislik. Sest vegan dieet võib koosneda ainult sellest ja ütlen ausalt, et kui inimene niimoodi toitub, siis ilmselt tal tekivad samasugused probleemid nagu loomse toidu sööjal. Et selles mõttes see, et seal puudub loomne valk, ei tähenda, et see on nagu automaatselt tervislik. Et selles mõttes siit ka üleskutse, et mitte, et need asjad oleksid halvad, aga et kui peamiselt nendest toituda, siis igal juhul võivad tekkida täpselt samasugused terviseprobleemid, täpselt samasugused toitainete puudused, nagu nii-öelda segatoitujatel. Ja õnneks seda tõendust tuleb ja lisaks sellele, et nii-öelda täistaimne toitumine on hea meile, on see hea ka meie planeedile ja kahjuks see on midagi, mida arstid veel ei ole hakanud nii-öelda teadvustama, et tegelikult ka selle kliima muutumisega tekivad igasugused terviseprobleemid. Et siis lisaks sellele, et selle taimse toitumisega me suudaks ennetada terviseprobleeme, suudaks me ka kliimamuutust võib-olla natukene pehmemaks teha ja ka selle läbi nii-öelda ennetada terviseprobleeme. Jah, et siin ma väga pikalt ei peatu, saate pärast vaadata. Aga õnneks on muutused olemas ja juba vaikselt nii-öelda toimumas, et 2015 aastal ilmunud Ameerika toitumissoovitused juba esimesena võtsid välja nii-öelda selle soovituse, et peab sööma loomset. Ehk siis nagu te näete, siis taldriku peal on lihtsalt valk, ehk siis ei ütle seda, et see peab olema loomne valk. Ja täpselt samamoodi see, kui seda nii-öelda põhjalikumalt lugeda, siis seal soovitatakse ka tofut ja kaunvilju ja muid asju. Et siin on kahjuks see piimatoode jäänud siia, et ilmselt piimatööstuse tugeva lobi tulemusena, aga vähemalt juba see nii-öelda taldrik kui selline juba on natukene mõistlikumaks muutunud. Siis sarnane asi toimus ka Belgia toitumissoovitustega, et nemad küll on jäänud oma toitumispüramiidi juurde, aga nende see soovitus on üles ehitatud siis selle pealt, et mida süüa rohkem, mida süüa vähem ja mida üldse mitte süüa. Ehk siis see punane osa on siis see, mida võiks vältida. Nagu näete, seal on peekon, seal on vorstikesed ja igasugused pitsad ja krõpsud ja asjad. Ja selles mõttes kõige rohkem võiks siis süüa juurvilju, puuvilju, kaunvilju, tofut ja see pähklitseemned. Et see on nii-öelda rohelises alas, siis järgmine on see natuke vähem ja siis kõige vähem, nagu näete, on punane liha ja või. Et seda võiks siis kõige vähem süüa. Ja siis kõige rõõmustavam osa oli see Kanada toitumissoovitused, kus siis lõpuks oli välja võetud ka piim, et mis kuidagi neil õnnestus, aga teadupoolest on Kanada natuke vähem korrumpeerunud kui Ameerika ja siin on ka nii-öelda jäetud selle juurde, et on valgud, on teraviljad ja on juurviljad, puuviljad ja joogiks siis alati vesi. Ja see, mis valku keegi valib, et see on siis nende enda isiklik valik. Ehk siis lõpetuseks see, et kui te olete otsustanud nii-öelda toitumist muuta loomade nimel, on lisaks nii-öelda loomade heaolule tõenäoliselt toonud ka teie nii-öelda tervisele kasu, aga jah, et mida süüa, kuna see on tänapäeval võib-olla kõige keerulisem küsimus üldse, sest infot on nii palju, on see, et sööge asju, millest te saate aru, mis nad on ja kõige parem on see, kui te neid ka ise nii-öelda valmistate ja koos sõprade ja pereliikmetega siis naudite. Aitäh!
Aitäh, Marta. Kas on kiirelt paar küsimust? Meil on veel suht kiire, jah? Mul on tegelikult 2 küsimust. Esimene on selline, et kui kaua võtab aega kehal umbes, et selle täistaimse toiduga siis mingisuguseid muudatusi viia läbi, kui me tuleme selle arteri pildi juurde näiteks tagasi? Et see arteri pilt, kui ma ei eksi, oli kas aasta tehtud, aga tegelikult see näiteks need samad diabeediuuringud, et nendega on vähem olnud 3 kuud ja niimoodi, et selles mõttes hästi erinev, aga kui näiteks kui ainult vererõhku mõõta, siis tõenäoliselt see tuleb alla juba paari nädalaga, sest põhiline on ikkagi see, et inimesed söövad hästi palju vorste, juustu ja igasugust selliseid asju, kus on ka palju soola ja tegelikult see soola tarbimise vähenemine tõmbab päris kiiresti selle alla. Aga see arterite muutus, see on ikkagi selline, mis võtab natuke rohkem aega. Ja üleüldiselt see ka vähiriski aspektist seda nagu keegi ei oska öelda, et me teame suitsetamise kohta, mitu aastat peaks olema nii-öelda suitsuvaba, aga toitumise kohta võiks ka ikka keegi teha, et see oleks huvitav teada. Siis te mainisite, et te tegite koolituse teistele arstidele, perearstidele vist, et kuidas siis nende suhtumine on, sest et ma arvan, et pigem on vähem neid arste, kes pooldavad täistaimset toitumist. Jah, ma arvan, et me oleme jõudnud paljude perearstidega sinnamaale, et nad aktsepteerivad seda. Mis on juba nagu samm edasi, et nad vähemalt need, kellega mina olen suhtlenud, et perearst on 800-900, et ega me kõiki ei jõua nii-öelda muuta või vähemalt esialgu, aga nii-öelda need uuendusmeelsemad perearstid ikkagi on seda meelt, et kui see on inimese enda valik, siis on tema valik, et arstina peab meil olema nii-öelda info selle kohta, kuhu siis inimest suunata, kui tal on mingeid küsimusi, muresid, sest nad aduvad ka, et ega nendel puudub üldse info selle kohta, mida teha siis, kui tekivad mingid terviseprobleemid või mida siis soovitada selleks, et raudu tõsta. Nad ei tea seda. Et selles mõttes, et nad vähemalt väljendavad seda huvi, et nad tahavad, et neil oleks mingi infomaterjal selle kohta. Aga üldiselt nooremad hakkavad ka vaikselt nagu aru saama selle nii-öelda tervise aspektidest. Vanematega läheb natuke nagu kauem. Olgu, kas on võib-olla üks kiire küsimus veel kuskilt? Aha. Minul tekkis küsimus sellega, et selles mõttes, et me oleme nüüd, ma arvan, siin kõik oleme teadlikult, et taimetoit on hea, ta on kasulik, meist noorem põlvkond tuleb ilmselt veel suurema sellise poweriga peale ja nii edasi ja nendel inimestel hakkab edaspidi ka lapsed kasvama ja ilmselt nad hakkavad ju kasvatama neid taimetoidu baasil. Et mis võib-olla Eestis üldse on arstide siis liidu või teie sellise ühise rinde siis najal just see, et mis on see plaan selleks, et näiteks kui ma nüüd lähen arsti juurde, et siis arst ütleb mulle, et hakka piima sööma, jooma või hakka liha sööma või toida oma lapsele siis punast liha, et see raud nagu tõuseks. Et kas teil on tehtud mingisugune tegevuskava juba sinne pikem, et täpselt ongi see, et kuna arst ütleb, et ta ei oskagi midagi soovitada, et umbes, et võib-olla 5 või 10 aasta pärast oleks niimoodi, et see arst oskaks öelda ja samas oleks tal ka tolerantne suhtumine vegan laste, vegan vanemate ja üldse veganite vastu, sest ma arvan, et igaüks võib siin tegelikult täna öelda, et tegelikult on niimoodi, et arsti juurde on ikka päris jama minna. Ja, et ma nagu sükest väga pikka tegevuskava ei oska sulle öelda kahjuks, aga ma saan sulle öelda, et Vegan Selts on perearstide seltsiga alustamas koostööd, ehk siis me vähemalt esialgu püüame paika saada või vähemalt valmis teha mingid soovitused arstidele. Et ongi, et mida teha, kui sinu vastuvõtule tuleb vegan. Reaalselt. Lastega on natuke keerulisem teema, kuna laste puhul jätkuvalt, mille taha nii-öelda arstid varjuvad ja mis on tegelikult ka õige, sellepärast, et me ikkagi tahaks viljeleda tõenduspõhist meditsiini. Me ei saa väita midagi, millel ei ole tõendust taga. Et laste puhul ei ole uuringuid ja see on nagu paljude puhul nagu see takistus. Et laste puhul ei ole uuringuid sellepärast, et laste põhjal ei ole eetiline teha uuringuid, eks me oleme selle probleemi taga, et me ei saagi seda probleemi väga kiiresti lahendada, aga ma tean, et näiteks Saksamaal hakatakse varsti vegan lapsi uurima ja neid jälgima selleks, et teha mingid reaalsed normaalsed soovitused. Et see on nagu see põhiprobleem. Aga selles mõttes me alustame täiskasvanutes, me alustame sellest, et tehakse normaalsed soovitused perearstidele ja koolitame perearste.
aga see, et toitumissoovitustesse see jõuaks, et see võib-olla ei ole nii tõenäoline. Ütleks vähemalt esialgselt see, mida me oleme nagu kogenud. Ja. Et lastega on keeruline ja selles mõttes see põhiliselt tuleneb sellest, et meid kui arste on õpetatud kaitsma neid, kes ei saa ennast kaitsta, ehk siis lapsi. Ja sealt on nagu see, et kuna paljudel perearstidel on mingid kogemused sellega, et nad on näinud, kuidas lapsi kahjustatakse, siis tekib kiiremini selline kaitse selle vastu ja hakatakse tõrjuma kõike, mis ei sobi nende teadmistega kokku. Mitte selleks, et kaitsta arsti, vaid selleks, et nagu natukene põhjendada, miks see tekib. Et see ei ole selleks, et arstid nagu vihkaks veganeid või nad ei tahaks, et inimesed oleksid veganid, vaid nende esmane point on see, et nad ei tohiks kahjustada kedagi. Et see on see põhiline. Olgu, suur aitäh, Marta. Aplaus.